Iga hea töömees on väärt kvaliteetseid, mugavaid ja trendikaid rõivaid. Tööriided, turvajalatsid, isikukaitsevahendid ja palju muud leiad Björn Kläderi esinduskauplusest Grolls, Peterburi D75, Tallinn. Lisainfo grolls.ee. Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Tere, head kuulajad. Digitund alustab, meil on käes 3. detsember juba. Mina olen saatejuht Hans Lõugas, Henrik Roonemaa on ka saatejuht siin saates täna. Ja me räägime sellest, et tänasest on siis geoblokeering keelatud. Ja me küsime, et mida see väiksele internetikasutajale tähendab. Aga Eesti päritolu robootika teeb ilma Starship teatas, et nemad on hakanud või hakkavad Mustamäel asju koju vedama inimestele. Ja samamoodi on oma uue roboti välja toonud, näidanud üks teine Eesti robotifirma Cleveron. Saame täpselt teada, kuidas see võiks sõitma hakata siis. Ja saate teise poole räägime ühest teemast, mis on siin ka aastaid juba kogu aeg tulemas olnud ja kogu aeg on sellest räägitud. Teeme aasta kokku, et me räägime asjade internetist, ehk siis lihtsustatult sellest, et kas külmkapid, lambipirnid ja maanteed lähevad nüüd siis ikkagi interneti lõpuks ära või ei lähe ja mille taga see asi on. Digitund. Sellest nädalast, ehk siis tegelikult tänasest, kuna on esmaspäev, kui me oleme otse-eetris, hakkas kehtima siis Euroopa Liidus, ma ütleks, mingisugune uus kord. Võib-olla on enam-vähem isegi täpne väljend, et kaob geoblokeering ja tegemist on küll väga pikka aega Euroopa Liidus arutlusel olnud ja käigus olnud sellise reformi ja muudatusega. Kas on vist niimoodi, et digitaalsele sisule kadus see juba varem? Osaliselt kadus ja osaliselt ei kadunud. Aga me ei räägi ju telesarjadest. See on kõige tähtsam asi, sest mul kõigil inimestel seostub esimesena see, et ma ei saa vaadata mingisugust, ma ei tea, Itaalia või Saksamaa veebiteenust, siis videot või mingit saiti on, ja ütleb, et ma olen vales riigis. Aga see, mis tänane uudis on, mis tänasest Euroopas on keelatud, see ei seostu mitte kuidagi siis nende audiovisuaalsete teenustega. Et see on teine teema. Aga mis jõustus on, põhimõtteliselt puudutab see e-kaubandust, ostmist internetis. Ja Euroopa on suure lai, aga praegu siiamaani on see tähendanud seda, et kui me oleme samas riigis ja lähed teise riiki ostma jalgsi füüsiliselt, siis sulle müüakse seal. Asju ostma, füüsilisi esemeid ostma. Ja kui sa lähed jala, siis sult ei küsita passi, et kas sa oled Eestist, me sulle ei müü, aga tegelikult e-poodidest tihti võib olla niimoodi, et sa oled valest riigist see ostja ja sulle me ei viitsi müüa, et sa ei sobi meiega. Ja seal on igasugu piirangud, kas lihtsalt oled sa valet IP-aadressilt ei müüda või siis on sul vale riigi krediitkaart näiteks. Paar nädalat tagasi käis selle asjaga siin võitlemist juhtiv Andrus Ansip Eestis ja rääkis aga kirglikult, kuidas see ei ole üldse mitte muidu Eesti ja Läti ja mingisuguse nii-öelda uuemate Euroopa Liidu liikmesriikide probleem, vaid see on seal samas ka, kus sa oled Belgia, Holland ja Saksamaa, Prantsusmaa, et ühest riigist oled, siis ei saa osta teise riigi asju. Aga tänasest on see keelatud, et ei tohi kaupmees öelda, et sa oled tema e-poes ja ma ei müü sulle. Ja kui keegi näeb sellist olukorda, et sa oled Euroopa Liidus tegutsevast e-poest ostad ja öeldakse, et sa oled valest riigist, siis tuleb ruttu tarbijakaitses helistada. Amazon ei müü mulle. Tehke midagi. Aga põhimõtteliselt, mida see nüüd siis tähendab? Et kui mina olen siin eestlane, Eesti interneti kasutaja, lähen mõne veebipoe kodulehele, mis on kusagil Euroopa Liidus. Euroopa Liit on suure lai, see võib olla näiteks ka mõnes kaugemas punktis nagu Küpros või Malta või võtame lääne poolt on ju Portugal, siis nad on kohustatud mulle müüma, mida iganes ma tahan osta. Jah, nad ei tohi keelduda, et sa oled valest riigist ja me ei müü. See on keelatud. Aga sa tead seda, et seal on üks aga. Euroopas ei ole asjad nii lihtsad. Aga on siis see, et oletame, et sa seal poes ostad ära ma ei tea, mis sa tahad osta kuskilt lõuna. Ostaks ühe purgi moosi näiteks Portugalist. Head moosi, Portugali moosi. Ost on tehtud, sinu krediitkaardi peab aktsepteerima, mis siis, et see on tulnud Eestist või Rootsi pangalt. Ost tehtud ja nüüd on siis shipping on ju, see tarneosa. Öelks, et vabandust, aga me ei tarni seda Eestisse. Ja selles osas ei tule praegu keegi appi sulle. Et ei saa Brüssel
ütlevad, me ei saa kohustada ühte poodi hakata tarnima siis seda kaupa iga poole, kus tahad. Kus sina nõuad, et ma olen ükskõik, kus Euroopa otsas olen, et siis peab mingisugune see firma mulle tarnima. Nad võid selle kauba maha müüa ja see kaup istub nende laos, on sinu oma. Siuke olukord on. Et see tundub absurdne, aga mida see praktiliselt tähendab? See Portugali näide on sul väga äärmuslik näide, aga päriselt on Saksamaa kõige suurem turg Euroopas, tohutult palju Saksamaal e-poode. Amazon on ka Saksamaa see Saksa oma, Saksa Amazon on kõige suurema valikuga. Ja seal on muide niimoodi, et sa ei saa tihti Saksa e-poest Eestisse tellida, kuna nad ei tarni seda logistikat ei ole, seda shippingut ei ole. Aga näiteks on Saksamaal päris palju selliseid postkasti teenuseid. Sa saad neile Saksa aadressi ja Saksa e-pood on sulle maha müünud, tarnib sulle sinna Saksa postkasti, kust automaatselt lastakse Eestisse edasi. Et praegu need sellised vahendajad on ju, ma ei ole ise välja vaadanud, aga need sõltuvalt su paki hinnast tuleb midagi juurde maksta natuke selle eest. Aga sa võid leida suvalise poe näiteks Saksamaalt, nad ei tohi keelduda sulle selle müümisest ja isegi kui nad ütlevad, et me ei tarni seda Eestisse, siis võid ikkagi öelda, olgu, aga mul on siin ette Saksa postkast, pange palun sinna teele ja sealt jõuab minu koju. Nii et see võiks peaks tegema seda e-kaubandust Euroopas libedamalt. Aga kas see ei ole natuke lahtisest uksest sisse murdmine või? Selles mõttes, et kohalikele aadressidele on ju saanud kogu aeg tellida kaupa, mida veebipood keeldub ka Eestisse saatmast. Ma ise olen kasutanud näiteks Suurbritannia puhul mingi veebipood oli, kust mul oli vaja tellida üks konkreetne asi, mida nad tõepoolest keeldusid Eestisse saatmast. Neil ei olnudki, mitte et nad aktiivselt oleks keeldunud, aga neil ei olnudki sellist valikut üldse, et ma tahaksin selle Eestisse saata. Et ma kasutasingi ühte sellist vahendusteenust. Minu meelest mulle tundus aadressi järgi, et ma tellisin selle kellegi korterisse. Ja võis olla küll. Ja sealt siis saadeti see mulle Eestis edasi ja toimis, oli suhteliselt kallis. Aga olukord kohustas, mul oli just täpselt seda asja vaja ja sellega, ja see oli ammu, sellega ei olnud mitte mingit probleemi ja mulle tundub, et kohalikule aadressile on kogu aeg olnud võimalik asju tellida. Siin ongi 3 erinevat asja, üks on, kas üldse võetakse inimene jutule, teiseks, kas võetakse talt makse vastu ja kolmas on see tarnimine on ju. Ja see tarnimise asja ei lahendata, seda ei sunnita kedagi tegema selle praeguse muudatusega. Okei, aga teiste asjadega, ma ise olen kokku puutunud, ma ei tahtsin kella rihmamist, mingi Taani veebipoest, millega pärast oli Taanist see asi, kus oli, me oleme müüma Saksamaal ja Inglismaal ja Prantsusmaal on ju suured soliidsed riigid, et meid ei võta teid jutule. Okei, ei saanud seda, ongi kõik, vähemalt ma tean, on ju, et ma võiks hakata protsessima selle Tarbijakaitseametiga. Ma ei tea, kas ma viitsiksin nüüd kohe. Aga ma tean, et näed, seadus annab mulle õigus, et ma pean saama osta, kui see tüübid Euroopas müüvad seda. Aga e-poest ostmine on selle tarnimisega ju vältimatult seotud. Ma ei saagi veebipoest valdavalt ju osta midagi, kui ma ei ütle kohe sel hetkel ka veebipoele, kuhu see asi saata. Ei ole seda, et ma ostan lihtsalt ära, pärast mõtlen. Aga nüüd ongi see, et nad ei tohi kui sa ütled ma olen Eestis, nad ei tohi keelduda. Oi, et me kohe üldse sulle ei müügi, sest me ju ei tarni sulle. Aga oleme see, et ost on tehtud. Või see hoiatavad sind, et me võime müüa sulle, aga me ei saa tarnida, too oma kuller meile sellele järgi. Ja sa ei pea postkasti teenust kasutama, võid ka DHL helistada. Ja sa võid ka mõnele sõbrale saata, kes elab selles riigis või midagi. Aga ei tohi olla seda, et kohe esimese asjana vaadatakse, nii Eestist või Lätist või ma ei tea, Soomest, kust iganes sa oled, et me sinna ei müü. Nii et kui keegi näeb seda, siis teadke, et õigus on teiega, peaks olema. Mulle sinu juttu kuulates, ma ei ole küll väga süvenenud selle seadusandluse keeretkäikudes, aga mulle sinu juttu kuulates tundub, et põhimõtteliselt see tähendab, et tarbija jaoks ei muutu mitte midagi. No ma ei tea. Mina ei oska seda kaitsta ega rünnata selles mõttes, et ma ei ole suurt testi teinud. Numbrid, mida meil Brüsselist saadetakse, on küll sellised suured, et 32% vist on need, kelle pole e-kaupu ostjatest, kes ei ole saanud siis ostu teha. Et kas siis kolmandikul läheb paremaks või ei, vaatame seda. Igatahes mulle tundub, et kuni sinna mingisugust normaalset tarnimissüsteemi külge ei panda või mingit loogikat või regulatsiooni selles osas ei tehta, et siis ma küll mingit suurt põhimõttelist. Muidugi ma näen siin suurt ärivõimalust, selline, kuidas öelda, teenuskiht vahele. Et ükskõik, kust sa ostad Euroopast, siis on see firma tarnib ja see firma ise otsib sulle parimal sootsamina kohaliku kulleriga selle koha ära toob või mida iganes, tead selline vahemees, kes on sul üle-euroopaline kuller teenuse vahendaja, otsija. Mul hakkas praegu mõte liikuma. Äkki see juba on, äkki ma murran ise ka lahtisest uksest sisse, ma ei tea. No ühesõnaga vaatame, aga esialgu tundub, et mingi märk on maha pandud, aga see, et täna oleks eestlastele mingid tohutud kaubanduse piirid avanenud ja me saame hakata kõik ostma Hispaania veine 3 korda odavamalt,
seda mulle ei paista. Aga teeme siia pausi ja siis lähme edasi. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. No nii, digitund läheb edasi ja roboti uudised on meil jälle palju. 2018 ma võin ametlikult öelda, et robotite ajast on Eestis käes, sellepärast et täna hommikul ärkasin üles, telefon ütles, et uus äpp on saadaval, Starshipi äpp, teen äppi lahti ja saan tellida nii toitu kui pakke oma koju, toob ka mulle reaalselt ukse taha robot. Ei mingit juttu mingisugustest proovidest, pilootprojektidest, ei midagi sellist, vaid päriselt robot teeb oma tööd. Ehk siis Starship alustas täna Tallinnas sellist ametlikku teenust, kus neil on kuller firma nimega Starship, 6-rattalised väiksed masinad teevad seda ära ja roboti teenustasu on 1,5 €, mis küsitakse selle eest, kui ma tahan näiteks Selverist osta neile kurki ja majoneesi. Nii, katsume nüüd seda asja kõike lahata. Esiteks, ma läksin praegu Google'i äpipoodi, kirjutasin Starship ja ma sain siin 10 kaupa igasugu vasteid, peamised mänge ja Starship on väga populaarne. Starship Deliveries inglise keeles siis, ehk siis Starship, ma ei tea, kohale toomised. Nii, räägi nüüd edasi. Alustame piirangutest. Ei tead, alustame võimalustest. Kui sa praegu seda juttu rääkides, seda äppi endale telefoni paned, siis panen juba installin 33 megabaiti. Siis ta näitab sulle erinevaid linnu, kus see töötab. Ja seal on paar linna üle planeedi veel, kus see masin tark, aga siis tuleb ette Tallinn ja Mustamäe. Ja kes nüüd teab Tallinnat ja Mustamäe, et siis on nendel seal Tallinna Tehnikaülikooli kampusi juures on Starshipi peakorter. Ja mulle tundub see ala, kus nad hakkasid oma kullerit sõidutama, on selle täpselt kampuse või selle peakorteri ümber. Ehk siis see ei ole nüüd nii, et kogu Tallinn on kaetud, isegi mitte kogu Mustamäe pole kaetud või mis need linnaosad seal on, Kristiine või ei. Tegelikult on see üks paar kvartalit või paar asumit. Aga need masinad sõidavad. Oota, kuidas see nüüd siis on? Ma pean elama kusagil Mustamäe, kusagil suhteliselt selle Starshipi peakorteri lähedal Mustamäel. Mis piirkond? See ongi seal TTÜ ümbruses, TalTechi ümbruses. Mina ei näe seda enam, aga kui sina seda äppi avades, sa peaks nägema kaarti, reaalselt kaarti. Nii. Kas sa näed kaarti või? Mul on mingi kaart, kus ma saan siin ringi sõita ja öelda, et kus ma olen, set pick up point. Siin on väike ala selline, jah, see ei ole väga suur ala, ütleme, ma vaatasin selle mingisugune piirneb nende, ulatub sinna Kadaka Selverini välja või Kadaka Selveri ja TTÜ vaheline ala, kes peas nüüd mõtleb seda piirkonda, siis sealt kanti toob see, on kulleri teeninduspiirkond. Nii, nüüd ma teen selle äppi lahti, kas ma saan sealt asju tellida? Sina muide elad Mustamäel, aga sa vist jääd sellest piirkonnast välja. Ma olen jah seal Nõmme kandis, et see kahjuks minu robotid ei ulatu, et see on ikkagi, Tallinn ei ole ju suur linn, aga see on ikkagi üsna väike ala isegi meie väikses linnas. Aga selles piirkonnas jah, saad tellida DPD kullariga kaupu ja Selverist toidukaupu. Üks toomine 1,5 €. Ja nad ei anna veel ühtegi lubadust, et kui kiiresti see kohale jõuab. Aga Ahti Einla andis intervjuu ja täna hommikul ta ütles, et ta tahaks, et see oleks 30 minutiga ukse taga. Et see on nende eesmärk, kuhu nad üritavad jõuda. Ma vaatan praegu E-Selverist omale toidukaubad ja 30 minuti pärast piiks teeb äppi ja kuller on maja ees või see robot. See oleks tega väga huvitav ausalt öeldes ka vaadata, et kas see robot tuleb ise või ta tuleb koos selle saatjaga? Ei, nüüd on ilma saatjateta. Jah, see on ilma saatjateta. Ja see on kõva asi. Ma tean seda sellepärast. Ma 2 nädalat tagasi laupäeva õhtul kella 11 paiku sõitsin läbi sealt mööda sellest Kadaka Selverist. Ja seal nägin mingid 4-5 väikest masinat. Üksi panevad mööda tänavaid eri suundades. Eks nad juba tükk aega on seda teinud, et neil on kaamerad küljes, et seal on juhtimiskeskuses keegi inimene, kes häda korral siis aitab, on ju. Aga kui häda ei ole, siis ta tunneb ära, et see on see kõnnitee ja siin võin sõita ja sõidan. Ja siis kui tuleb ülekäigurada, siis ootab ja vaatab, et kas tuleb auto või tuleb keegi ja kui ei tule, läheb üle tee. See on väga huvitav, ma arvan, et see on üks selliseid uudiseid, mis vajab, see on väga värske uudis, eks ole, see just praegu tuli, et toidupood avaneb, ma vaatasin äppi, ütleb kell 12 täna.
eks selleks ajaks, kui meie saade on läbi ja loodetavasti meil on siis võimalus minna ja proovida seda teenust ise umbes kell 12 täna. Kükitame kusagil tänava nurgal, tellime selle kauba sinna ja ootame. Vaatame, kas nii tuleb. Kas tuleb robot kohale ja kas tuleb ise, kuidas see kõik on. Nii et jääme vaatama, aga räägime teisest robotist ka. Eesti pakirobotite tootja Cleveron on välja toonud roboti, mis erinevalt nende sinistest kastidest sõidab ise. Jah, täitsa ise ja sõiduteel nagu auto. Cleveroni masin sõidab nagu autoteel. Nii, et see on selline suurem toode. Hendrik oli kogu suu lahti. Ja ta on... Starshipi oma on üsna väike, selline suure koera suurune, et võid ta põhimõtteliselt sülle võtta, kui väga tahad. Aga Cleveroni oma on selline pisi auto äkki või, väga väike auto, mingisugune, ma ei tea, smart või. Nii. Ja nemad ütlevad, 2020 hakkab ta sõitma. Praegu see ei ole päris legaalne, et sellised masinad sõidaksid. Ma rääkisin Arno Kütiga nüüd robotiks ajal, kui ta seda tõmbasid nagu eesriide ära ja näitasid masinat. Mõte on, et ta hakkab sõitma tänaval ja kihutavad need masinad mööda sõiduteed ja miks mitte öisel ajal, kui on vähe liiklust, nad kedagi ei sega eriti ja kuhu nad oma pakke viivad, see ei ole nagu see Starshipi oma, et inimene tuleb, teeb luugi lahti, võtab oma poekoti, vaid selle Cleveroni, selle sõidudel kihutava masina sees on robotkäsi, mis võtab sealt paki ja paneb selle sinu eramaja ees olevasse Cleveroni pakiautomaati. Klõmps ja sõidab minema. Ja hommikul ärkad üles, lähed ja su maja ees selles pakiautomaadis on sinu tellitud kaup. Nii et pisut teine kontseptsioon, aga väga äge mõte, kuidas nad arendavad kogu seda ahelat, nad ehitavad sulle koduse pakiautomaadi, siis ehitavad selle sõiduteel sõitva robotikese. Järgmine hetk nad peavad ehitama ka robotpoe, või sellise poe, kus see robot käib ise, võtab oma robotkäega klõmpsti, paneb purgi ube endale sisse ja siis toob sinuni. Peaaegu valmis, aga selle nimi on see suur torn, oled näinud Cleveroni tornid, kus ta läheb sinna juurde, tagurdab või kuidagi ja siis seal pluks laetakse talle see sisse see karp. Tõsi küll, kes selle karbi siis kokku paneb, kus need herned ja asjad on, see ma oli tea, aga Cleveronil siis teine kontseptsioon. Jah, neile masin kaalub 100 kilo ja idee on, et ta kannab kuni 200 kilo siis enda sees seda kaupa, mida on ikka suhteliselt palju. Ma ei tea, palju klaver kaalub, aga võib-olla klaver ei mahu tõenäoliselt sinna sisse. Osadena, pane ise kokku. Osadena, jah. Ikeast mööblit näiteks siis see Cleveroni masin. Seda masinat muide veel ei ole ju olemas, eks ole. Või ta, kontseptsioon on olemas või me teame, milline ta idee järgi hakkab välja nägema, aga hetkel nad ju kusagil ringi ei sõida ja midagi ei tee, et see on siis plaan aastaks 2020. Jah, aga ütleme väga põnev ajastu ikka, ütleme, et esimesed robotid toovad siis selle Selverist asju koju, varsti hakkame siis klaverid kas või tellima. Kui teed juba 100 kilo kaaluva ja 200 kilo kandva masina, asi siis ei ole teha näiteks 300 kilo kaaluv sõiduk, mis tonni sulle kohale toob näiteks. Päris lahe, eks. Liiva näiteks. Lastele liivakasti vaja ehitada. Vaatame veel ühte uudist jõuame veel vaadata ja see räägib sellest, et krüptorahade turgu on tabanud suhteliselt suur kollaps, mida finantsasjatundjad ennustasid ette juba ju väga pikalt, et see pull ei kesta. Mäletan, Bitcoin oli seal 20 000 juures oli see kurss ja täna ta on seal mõne tuhande juures vist. Jah, mingi 3-4 tuhande juures ja talv on käes, nagu oli krüptotalv. Ja sellest on kahte asja on võimalik nüüd selles kontekstis vaadata, et esimene küsimus on see, et kas see krüptoraha pidu on läbi. Ja seda ma ei usu. Ma näen, et seal on täna tagasilöök, aga siiski sest haip oli väga suur, et see on kukkumine sealt haibi kurvi pealt, kui pool maailma kaevandas endale krüptorahasid ja see pidi olema tulevik. Ma arvan, et me veel näeme seda krüptoraha tagasitulekut mingisugusel mõistlikumal kujul, mis võimaldab selle ikkagi tavainimestel, mitte ainult spekulantidel ja igasugu veidatel inimestel sellega tegeleda, vaid et see tuleb täielikult produktiivselt tuleb majandusse kuidagi ja kunagi. Ja tead, väga palju öeldakse, et see nagu .com mulli lõhkemine kuskil 2000-2001. Sarnane efekt nagu. Hullud ideed ja haip kadus minema ja midagi siis asjalikku ei järgi. Ja, aga praktilisem järem sellest on, et krüptorahasid on kaevandatud arvutitega ja peamise osa sellest arvutamisest või kaevandusest on ära teinud graafikakaardid, millega saab mängida mänge. Täitsa tavaliselt graafikakaardid. Ja neid on nüüd tulnud turule hästi odavalt krüptoraha kasutamiseks varem kaevandamiseks kasutatud graafikakaarte ja maailmas on nutikatel inimestel tekkinud küsimus, kas neid võib osta ja siis vastus on see, et üldjuhul tõenäoliselt võib. Nii et kui te sellised saate, siis ei tasu kohe arvata, et need on nüüd ära aetud kaardid. Võib-olla mängimine on mõttekam kui kaevandamine kodus. Selge. Aga me teeme siia pausi ja siis jätkame asjade internetiga.
digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Tere, head kuulajad. Me nüüd lähme digitunniga edasi ja räägime ühest uuest põnevast tehnoloogia suunast, mida võib-olla meie hea kuulaja ei seostagi Elisaga, kust on meie kaks järgmist külalist. Nimelt on meil siin kohal Kristo Kork ja Margus Vaino ja tere esiteks. Tervist. Ja me räägime sellest teemast nagu narrowband, mis on siis asjade internetis kasutusel. IoT inglise keeles, Internet of Things. Ja asjade internet kui mõiste ei ole ju tegelikult kellelegi uus, me ühendame oma vidinaid üha rohkem internetti, aga tuleb välja, et need vajavad siis tihti ka sellist internetti, mida me oma tavapäraste telefonide ja arvutite jaoks, mitte seda internetti, mis meil on tavalistes seadmetes, vaid midagi muud. Kas mul põhimõtteliselt sain õigesti pihta asjale? Põhimõtteliselt küll, et jah, see on nii-öelda see NB-IoT ehk siis narrowband IoT on tegelikult üks osa siis uuest tehnoloogiast, mis on asjade interneti tehnoloogia puhul on nii-öelda toodud veel üks keeruline mõiste sisse nagu lühendi väga palju ei tahaks öelda, aga LPWA või see nii-öelda low power wide area, et mis on siis tehtud just selliste madala voolutarbe, mis aga seadmete tarbeks ja seal on NB-IoT kõrval on seal tegelikult veel päris mitu erinevat sihukest tehnoloogiat on rohkem räägitud Eesti meedias LoRast ja Sigfoxist. Need on siis nii-öelda alternatiivid ja NB-IoT on siis sinna kõrvale üks võimalik variante ja selle puhul siis kõige olulisemad tehnilised näitajad on siis väga hea leviala, ehk et ta peaks olema, ootus oleks suurem kui olemasolevad mobiilivõrgud, siis aku kestus hästi pikk, ehk et ta suudaks autonoomselt töötada. Siis, et saaks palju kasutajaid üheaegselt seda kasutada, ehk et pisikesel territooriumil, seal räägitakse lausa numbritest 10 000 kasutajat per üks tugijaam. NB-IoT puhul tegelikult on seda lausa veel 10-kordistatud, et see räägitakse 100 kuni 200 000 kasutajat ühe tugijaama kohta, kui palju neid tegelikult vaja on nagu teine küsimus. Aga võtame korra selle termini lahti osadeks, mis see narrowband siis ikkagi tähendab? Narrowband väga mingi kitsal sagedusribal või? Just, narrowband tähendabki seda, et ta tegelikult kasutab tehniliselt sarnast ribalaiust, nagu on nii-öelda esimene mobiilivõrgu tehnoloogia, et siis 2G võrk. Ja seetõttu ta suudetaksegi tekitada seal hästi suur leviala, tal on täiesti eraldiseisev ressurss, eraldiseisev spekter ja nii-öelda ta on mobiilvõrgus selles mõttes nagu eraldiseisev, ehk et ei sega olemasolev mobiilvõrgu kasutajat teda ja ka ressurss. No sa viitsid juba 2G-le, see tähendab, et kiirused seal väga suured ilmselt ei saa olla. Eks? Just. Seal ei ole need näitajad olulised, mis meil on arvutis telefonis, et oleks, ma ei tea, üliväike ping. Absoluutselt. Jah, tegelikult ongi. Seal on, esiteks ongi ping on seal üsna kõrge, ehk et ta halb nii-öelda, aga tal ei ole kootus. Ja samamoodi ei ole ka kiirust ootuse suured seal, et seal räägitakse tegelikult, sest et need andmemahud, mis NB-IoT võrgust läbi lastakse või mõeldud nii-öelda läbi lasma, on tegelikult seal siuksed 10 baidid, 100 baidid, kilobaidid, et sellise mahud tegelikult, ehk et mingit lihtsalt konkreetset näitu saadetakse, antakse signaal, et näed, et parkimiskohale, et see koht on hõivatud või mitte ja selline, ehk et mitte YouTube'i video. Aga seletage mulle ära, kindlasti on meil kuulajaid, kellel on kodus lambipirnid, mis on wifi'ga ühendatud on ju, ja mida nad saavad oma telefonidest juhtida. Ja see on ka asjade internet, see on asi, mis on internet. Põhimõtteliselt küll. Kuidas see, millest teie räägite, erineb nüüd sellest? Juba seetõttu, et tegelikult esimesed võrgud tulidki, sisuliselt asjade interneti võrgud tulidki wifi peal. Siis oli Bluetoothi peal ju tegelikult on võimalik samamoodi asjade internetti pakkuda. Aga wifi ja Bluetoothi levialad, need on üldiselt siia tuppa jääb enam-vähem. No natuke veel on. Ja tegelikult NB-IoT eesmärk ongi see, et seal me räägime minimaalselt 10 kilomeetrit võiks see leviala olla, ehk et me võiksime panna selle kuskile metsa. Lambipirni näiteks, mis selle asemel, et ta leviks 50 meetrit, levib 10 kilomeetrit. Põhimõtteliselt küll, lambipirni puhul see muidugi nii oluline ei ole. Ja, aga milliste seadmete puhul või mis valdkonnas see siis on oluline? Põllumajandus näiteks, miks mitte selles mõttes kasutada kuskil põllumajanduses niisutussüsteemides või näiteks meil on praegult üks
koostöömudel, sellest Margus ise võib-olla räägib rohkem, aga on siuke ettevõte nagu Superhands, kes siis teeb RMK-le kastmisseadmeid. Ja eesmärk on just see, et kuna istikud kipuvad esimeste külmadega kahjustada, saavad kahjustada ja siis selle vastu aitab kastmine ja kuna need üldiselt RMK, need istikud on metsas, sügavas metsas, ehk et seal ei levi ka sellistes kohtades ja nii hästi ka olemasolevad mobiilivõrgud ja NB-IoT eelis olemasoleva mobiilivõrgu juures ongi see, et ta on tunduvalt suurem levijale tegelikult kui olemasolevad madala sageduse peal töötavad 2G või 4G võrgu. Räägi Margus sellest projektist natuke siis. No ega siin juba peamiselt saiki ju asjad ära räägitud, eks ole, et see on nii-öelda pilootprojekt meil, mida me teeme ja tahame viia natukene tarkust metsa ja korjata need andmed kokku ja jälgida just seda, kuidas seal temperatuur ja niiskus on. Nii et, aga meil on veel mõned sellised projektid, mida me oleme teinud, mida me oleme vaatanud. Üks päris põnev oli FlyDog, ehk et siis see andur pandi kanalisatsioonikaevu, et ta mõõdaks veetaset. Ja siis sealt saatis infot ja kuna ta oli sügaval maa all, siis me saime reaalselt testimisi teha, et kuidas ta levi on. Ja siin tulebki võib-olla mängu see Narrowband IoT üks oluline asi, et ta levib hästi, et ta on mõeldud tööstusseadmete jaoks ja ta on turvaline. Ehk me räägime sellist turvalisest aspektist, mis on väga oluline just tuleviku IoT võrgu puhul. Nii et ma panen põhimõtteliselt, me võime siin terve Eestimaa täis külvata mingisugused seadmeid, kus on andur küljes ja nemad siis saadavad signaale mingisse juhtimiskeskusesse ja annavad teada, et kuidas kuusel läheb või kas on kaevusuputus tulemas või midagi sellist. Sisuliselt küll jah. Ja oluline on ka see, et see liiklus on kahesuunaline. Et nii-öelda saad päringut teha, mis infot sealt edastada ja nii edasi, et seal tegelikult on ka see erinevus alternatiivlahendustega, et kõik need sellised lahendused ei ole kahesuunalised. Aga kui ma nüüd panen sinna sellele seadmele mingisuguse tarkuse ka külge, näiteks ma ei tea, kas ma saan mingit kastmismootorit pumpa näiteks sellega juhtida, et öelda ise hakka kastma? Täpselt nii, jah, see ongi see eesmärk ka RMK näite puhul, mis on nüüd siis Superhandsiga meil praegu piloodis, ehk et vastavalt sellele, et mõõdab temperatuuri ja saadaks sealt info, et hakka nüüd kastma, et nad ei saa, nii-öelda, et need taimed siis ei saaks kahjustatud. Kas need asjad on, ütleme otse, kas need on lahedad, et paneme, ma ei tea, kuuseistikule anduri külge, hakka kastma või on need ettevõtetel siis midagi päriselt nagu muutub teistmoodi ka selles, kus nad asju teevad? Ma arvan, nad on ühtepidi täna on veel lahedad, aga tegelikult tulevikus on nad kasulikud. Ehk et see asjade, see Narrowband ja IoT maailm, see hakkab ikkagi tulevikus muutuma kasulikuks. Seda on vaja. Ja sellepärast ongi ta on üks osa 5G võrgust, aga ta on eraldiseisev, turvaline ja seal on just see, et ta sobib hästi tööstusesse, kõik see, kus meil reaalselt vaja läheb midagi. No, kõik need kohad, mida te kirjeldasite, et minul üks suur küsimärk on nagu pea kohal küll ja see küsimus on energias. Et need asjad ju tahavad elektrit saada, eks ole, kusagil kas või seal keset metsa ja andurkaevus, et kuidas sellega on? Jah, see ongi, selles mõttes ongi tehnoloogilised, NB-IoT ongi üles ehitatud selliselt, et see suhtlus ja see pakettide suurus, mis seal edastatakse, nõuded on viidud nii minimaalseks kui võimalik, ehk et kui me võrdleme seda olemasoleva mobiilvõrguga, et me kõik ju teame niisugust lühendid on ka M2M lahendusi, me juba aastakümneid on ju tõkkepuud ja just, see kõik töötab on ju, aga mis on mobiilvõrgu puhul hästi oluline on see või nii-öelda ka see miinuskülg on, nad on väga elektrinõudlikud. Iga inimene teab, et kaua ta mobiiltelefoni apu vastu peab. Ja NB-IoT puhul ongi just nagu üheks väga oluliseks aspektiks on ja nõudeks on tehtud see, et ta võtaks nii minimaalset tarbiksvoolu kui vähegi võimalik. Ja ta ongi tehnoloogiliselt sellised üles ehitatud. Teine asi, mis ma juurde võib-olla paneksin siia, et Narrowband IoT on ka olemas konkurente või alternatiive, mida teha. Lora ja Sigfox käisid läbi, eks ole. Aga seal me räägime pildiga vabasagedusest. Ehk et tegelikult Narrowbandi puhul me räägime ikkagi kontrollitud võrgust, kus on tagatud kvaliteet. Ehk et seal ei toimu paketi kadu, saab kontrollida, saab krüpteerida, saab juhtida, et need on väga suured eelised võrreldes alternatiividega. Aga kui ma nüüd näiteks sinna metsa kuuse juurde ühe sellise anduri panen, ma kujutan ette, et tal on mingi aku või patarei sees, eks ole. Kaua see kestab?
akunõudlus on pandud nii-öelda sellele madala energiatarbimisega tehnoloogiatele, et see võiks olla niisugune vähemalt 10 aastat. 10 aastat? Jaa, loomulikult see 10 aastat on jälle võetud niisugune keskmine, et kui seal tunnis näiteks tehakse 1-2 korda päringut ja seal oleneb ka sellest loomulikult jälle, kui heas levialast on ja nii edasi, nii edasi. Ehk et niisugune keskmine on nagu sellisel kujul on leitud, et võiks 10 aastat olla. No. Jah, sellisel juhul see patarei on muidugi üsna suur praegult veel. Aga kui ta on seal kuskil uputatud kaevu või kui ta on kuskil seal nii-öelda metsas, siis tegelikult ei ole vahet, kui suur see patarei on. Patarei suurus mängib siis rolli, kui ta on sul jope sees. Jah, aga metsamajanduses ma ei tea väga täpselt ise, ei ole ekspert, aga ma kujutan ette, et isegi kui sa teed, ma ei tea, päevas ühe päringu, aga saad seda teha üle võrgu, see on võib-olla parem, kui sa peaksid sinna kohale sõitma, metsa ja vaatama. Või just, ja sellistel juhtudel see 10 aastat on täiega käega võtsutab täiesti. Uskumatu, me teeme siia pausi ja siis räägime edasi. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa. Lähme edasi ja räägime asjad internetist. Kas see võrk, nagu ma aru saan, on mingisugune uus mobiilivõrk siis piltlikult öeldes, mis on Eestis niimoodi vaikselt ehitatud või? Sisuliselt küll, täpselt nii. Ehk et on tegelikult tehnoloogiliselt ongi nii-öelda nagu suke 4. generatsioon või 5, kuidas see tahaks lugeda, on 2G, 3G, 4G ja siis on eraldi veel Narrowband IoT ja siis on veel eraldi siis nii-öelda 5G ka veel. Aga on eraldi saatjad, kõik kogu võrk ongi eraldi võrk? Et on võimalik kasutada olemasolevate võrgusaatjaid, aga ressurss on eraldi. Aga ei ole nõuet otseselt, et seal all peaks olema ei 2G, 3G ega 4G. Aga Elisal on vist, ütleme, mobiilioperaator üldse on hea teha, et mastid juba on, et kruvid sinna selle saatja külge ongi. Põhimõtteliselt küll, just. Ja see teebki kindlasti lihtsustab kogu nii-öelda sukest kogu Eesti katmist. Ja ta käib siis madalama sageduse peal, et levib ju paremini? Jah, hetkel meie kasutame 800 MHz sageduse peal, mille peal töötab meil ka olemasolev 4G võrk. Aga seal ei ole otseselt piiranguid, et neid on võimalik ka pakkuda 900 peal ja sealt kõrgemaid edasi. Madalamale saab ka veel tulla või? Saab ikka tulla, aga hetkel lihtsalt ei ole mobiilioperaatoritel Eestis madalama sagedus. Kui palju seda võrkus Eestis on? Kas meil on Tallinna kesklinnas üks koht? Hea küsimus, ei. Seda on tegelikult, meil on juba kaetud territooriumina üle 75% Eesti territooriumist. Ja liigume selles taktis, et üsna pea oleks kogu Eesti kaetud. Üks tehniline küsimus veel, et Tartus vist kohalik meedia kirjutas inimeste muredest, olid seal Lõunakeskuse juures ja kellel oli siis võtmeta sisenemine autol, et üle siis õhu, auto tundis ära peremehe, ei saanud inimesed autoga ära sõita, just kui ei saanud aru, et võti on siin läheduses. Tehnilise järelevalve amet uuris ja leidis, et mingi andur oli läheduses, mingi paagil, mis oli umbes seal 800 MHz peal ja kuskil oli midagi valesti läinud. Kuidas need on nüüd siis erinevatel sagedustel töötavad asjad, nagu need puldid ja muud seadmed, et kas nad näiteks sellises võrguga nagu nad häirivad üksteist või mitte? See on tegelikult väga hea küsimus selles valguses, et kui nüüd võrrelda omavahel Sigfoxi, LoRa ja NB IoT-d, siis nad kõik tegelikult sisuliselt töötavad seal 800-900 sageduse juures. Aga erinevus on see, et Sigfoxi ja LoRa puhul me räägime vabasagedusest, mis on seal 868 äkki oli see number täpne. Nagu need puldid, mis saab osta. Ja see ongi täpselt see sama sagedus, mille peal töötavad need puldid, erinevad siis alarmsüsteemid ja nii edasi, ehk et nemad hakkavad üksteist segama küll ja seetõttu ongi tegelikult siis LoRa puhul on lausa spetsifikatsiooni sisse kirjutatud, et tehnoloogia kättesaadavus normaalne piir on 5-85%. 5-85%. Just, aga NB IoT puhul on see tegelikult sisuliselt 100% või sinna 100 lähedale. See on siis natukene teine sagedus või? Jah, sest et ta töötab meie olemasoleva mobiiliooperaatorile reserveeritud sageduse peal ja seda haldab ainult see mobiilioperaator ja keegi teine seda teha ei saa, ehk et on litsentseeritud spektri peal. No minu loogika ütleb, et kui see on nii tore asi, eks ole, et Elisa on juba selle võrgu valmis ehitanud või ütleme enam 3 Eesti territooriumist katnud, et siis kohe peaksid seda tegema kõik mobiilioperaatorid, kui see on nii, operaatoril on lihtne teha. Võiks. Täna ei ole, täna on ainult Elisal. Täna on Elisal ainult. Aga kas Eestis on neid võrke veel kellelgi, üldse sarnaseid asju või ei ole? NB IoT-d ei ole selles mõttes, aga neid teisi tehnoloogiaid? LoRat ja Sigfoxi tegelikult pakutakse. Just.
kaugele need asjad seal jõudnud on, kas seal on mingeid suuremaid nii-öelda projekte, et päriselt ta on ikkagi töös ja vastutab millegi eest ka või on raske öelda, et selles mõttes, et väga konkreetseid näiteid tegelikult sellise, mis on nagu lendu läinud, väga ei ole kuulda olnud, et on LoRad on katsetatud palju, kusjuures ega me ise ka, kui me hakkasime endale nii-öelda seda asjade internetitehnoloogiat välja valima, siis me algul katsetasime ka LoRad, aga me saime suhteliselt kiiresti, jõudsime selleni, et see ei ole teema ju just see sama 5-85% kättesaadavus, et väga ahvatlev, ma ei tea, Margus, kuidas sa läheksid oma klientidega kokku saama, ütleksid, et vahel saab ligi, vahel ei saa. No siis, kui saab kätte, siis tuleb arve ja kui ei saa kätte, siis ei tule arvet. Just, ja no, seegi hea. Just, et seetõttu see langes meil ikkagi laualt ära. Nukker on see valvesignaalide puhul, eks ole, ja tulekahju ja muude asjade puhul, eks ole. Aga kuidas see Eestis nagu, kas inimesed, no ma ei tea, ettevõtted oskavad juba mõelda, et ma panen andur külge oma istikule või muule asjale või on arendajad, kes suudavad teha mingisugust rakendusi peale? On see kogukond nagu tekkimas või ei ole? No see kogukond hakkab tekkima ja noh, kui meie pidasime ka nagu oma majas arutelu, et noh, et kuidas meie baseerume sinna sellesse nagu IoT maailma, siis noh, üks selge koht oli see, et me oleme sageli nähtamatu, kui operaator on sageli nähtamatu, operaator pakub ainult nagu võrku. Võib-olla pakub natukene ka, ütleme, mingit sinna lisaväärtust juurde veel, kas mingi platvorme või niimoodi, aga see väärtusahel on hästi pikk. Et noh, selle väärtusahela ühes skaalas on, ütleme, andurid, siis on võrk, siis on kuskil platvorm, kuhu kogu see info kokku kogutakse, siis saadakse jälle see andmetele ligi, hakatakse töötlema, seal on analüütikad, äriinimesed, kes tahavad oma äriloogikat juurde panna. Igaüks võtab natuke vahelt. Just, et noh, see ahel on hästi pikk. Ja siis me tuligi selline mõte, et noh, et kui me tahame ikkagi midagi selle Narrabandi IoT võrguga ära teha, et siis me hakkame looma sellist tugevat community't ja kutsume kõiki osapooli sinna nii-öelda sellisesse keskkonda või ruumi, et meiega siis koos teha mingeid projekte. Ja meie väga selgelt ütleme, et meie pakumegi seda Narraband IoT ehk siis võrku ja laseme teistel ettevõtetel osapooltel teha, milles nemad tugevad on. Et kui mõni startup leiab, et neil on väga lahe idee, siis ta võib vabalt tulla meie juurde ja me saame hakata otsida sobivaid partnereid, teha koostööd, pakkuda tuge, aidata leida sensoreid, koostööpartnereid, analüütikuid, mis iganes. Et noh, see asi on vaja käima saada. Ega muud varianti tegelikult ei olegi. Et kus kellelgi on idee, et ma võin kuhugi riputada 10-aastase akuga mingi anduri ja sellest sünniks kasu kuskile, et siis võiks tulla ja märku anda. No tõenäoliselt esimesed esimesed reaalsed projektid tulevad ikkagi tööstusmaailmast. Sinna ta sobib hästi ja sealt on näha ka, et seal on ka kõige suurem huvi ja sealt on ka reaalne kasu. Kui ma nüüd erakliendina mõtleksin selle peale, eks ole, et ma ei tea, mul on kuskil maamaja, talvel on ju midagi külmub, midagi uputab. Kas need hinnad ja kõik see tehnoloogia on ta sellises seisus, et ma võiksin ka täitsa eratarbijana, tehnoloogia huvilise eratarbijana selle peale mõelda või mitte? Ta liigub sinna suunas, kuna NB-IoT tegelikult on üsna värske tehnoloogia, ta sai kinnitati standard 2016 juuni, ehk et alguses oli just paar aastat ja tegelikult ega see hinnaskaala sensoritel ongi, ta algas väga kõrgelt, aga kuna nüüd on tegelikult tulnud kõik suuremad nii Aasia poole peal, Ameerika poole peal kui Euroopas suuremad operaatorid on kinnitanud ära, et nende asjade interneti, need operaatorite asjade interneti tehnoloogia, mida valinud on NB-IoT ja tegelikult seal taga on ka nii Ericsson, Nokia kui Huawei, siis tegelikult see on see, mis on kindlasti aitab kaasa sellele ja kui mass on juba taha tulnud, siis loomulikult lähevad sensorid, hakatakse rohkem tootma, sensorihinnad lähevad alla ja eesmärk on jõuda seal kuskil sukse alla $5 per sensor. Aga täna on ta välja öeldud. Raske öelda, ta on seal kindlasti üle 10, aga hetkel on jah, et raske on öelda, mis see hind täpselt on. $10 täna kulutada selleks, et teada, kas mu maal on veetorud külmunud, ei ole ka palju, aga et kas ta on, kuidas ta puhttehnoloogiliselt on ta nii-öelda pakendatud karbis või on see kõik üks suur häkkimisprojekt? Hetkel on ta veel niisugune väga, väga toores, ütleme nii, et ega ongi nagu see enne saate küsis ka, et Elisa kodulehelt, kas leiad, ei leia. Ehk et täpselt nii ongi. Et me oleme hetkel niisuguse kompamise ajastus, et otsime koostööpartnerid, soovime koos teha, õpime ise koos koostööpartneritega ja loomulikult hea meelega igal pool räägiks kaasa, kui tekib mõnel ettevõttel kas siis erakliendi poole peale ja ärikliendi poole peale mõtteid, kus võiks seda tehnoloogiat ära kasutada, siis koostöös hea meelega teeks. Põhimõtteliselt selline õnnis olukord, et võrk on, nüüd peaks midagi tegema. Just. No, see on hea alguspunkt. Absoluutselt. Varsti on siis Eesti kaetud kõik asjad, mis vähegi liiguvad, andmeid toodavad, siis saame ühendada võrku.
miks mitte, et selles mõttes, et kui sa erakliendina küsisid ennem ka väga hästi, et noh, et kus võiks kasutada, miks mitte, et võiks olla meie kodu nii-öelda välistes prügikonteinerites anduri sees, et ei tuleks igal kolmapäeva hommikul seda pooltühja konteinerit tühjendama prügiauto, vaid tuleks siis, kui see reaalselt on täis ja nii edasi, et selles mõttes, et ma arvan, et sky's the limit, me suudame igaüks oma tavaelust juba sekunditega genereerida mingit sugust mõtted, kus seda võiks kasutada. Mul juba on mitu, aga meie saade on läbi. Aitäh kõigile, kes osalesid, aitäh kuulajatele ja kohtume nädala aja pärast. Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.